Tere jälle, kallid sõbrad! See on Backstage TV ja kätte on jõudnud 5. episood. Tänaseks külaliseks on Rauno Bella ansamblitest Kristjan Kasaru and the Heft ja Artjom Savitski. Mängima hakkasin kuskil 8-aastaselt. Muusika huvi minus on juba olnud pisikesest peale juba kuskil 4-5 aastaselt. Ma mäletan, kui sai isa plaadikogus otsitud erinevaid plaate ja muusikat ja Queen oli üks mu lemmikuid bände ja kindlasti 8-aastaselt mäletan, kui nägin Metallica kontserdit telekast, siis tekkis tahtmine, et tahaks ka ise teha bändi ja jõuda sellega kuskile kaugemale. Ja mõtlesin, et võiks hakata mingit instrumenti mängima. Mis oleks äge instrument? Mõtlesin, et kas mängida kitarri. Samas mõtlesin, et kitarre mängitakse juba niigi väga palju, et võiks võtta mingisuguse muu instrumendi, võib-olla mis ei ole niivõrd esiplaanil, aga millega oleks ikkagi äge olla laval. Ja siis ma mõtlesin, et prooviks mängida trumme, sellepärast, et alati, kui ma muusikat kuulasin, siis jalg mul tatsus ja ma kuidagi hakkasin rütmi plaksutama, kas siis põlvedel või kuskil. Ja nii ta läks, et lihtsalt kõigepealt ehitasin omale trummikomplekti tavalistest ämbritest oma aias vaikselt tegin kõik valmis, harjutasin ja 2 aastat, kuni sain oma esimese trummikomplekti. Pärast seda jätkasin
oma õpinguid muusikakoolis, õpetaja Olav Kundi käe all. Õppisin 8 aastat ning seejärel läksin juba edasi Eesti Muusika- Teatriakadeemiasse, kus õpin löökpille ja selle kõrvalt kahtlemata ka mänginud erinevates bändides, nagu näiteks Mushi, siis Cognito, Artjom Savitski bänd, lisaks sellele veel kindlasti uus Jazz Fusion kvartett Powerplay, teinud veel koostööd erinevate superstaaridega, nagu näiteks hiljuti Liis Lemsalu bändis käisin mängimas, mis oli kusjuures just eile. Ja igast naljakaid seikasid on tulnud ette siit-sealt, kas või näiteks eile mäletan, mängisime ja oli vaja selgeks õppida kuskil 11 lugu. Tegime 3 proovi, sõitsime Viljandisse esinema ja siis, kui jõudsime kohale, panime asjad üles, siis ühtäkki avastasin, et appi, ma suutsin kõik noodid maha jätta lihtsalt. Ja mõtlesin, et mis siis nüüd saab. Ja proovisime soundcheckis, aga kuidagi on lihtsalt muusikaline mälu on lihtsalt selline, et kui sa oled mänginud hästi paljude erinevate artistidega, hästi palju erinevat muusikat, nii keerulist kui lihtsamad, siis rütmifiguurid jäävad mulle ülikergesti meelde ja mäletan, me tegime 2 lugu läbi, ma suutsin need mängida peast peaaegu täiesti veatult ja ütleme niimoodi, et 2-tunnise pausi jooksul kuulasin kõik lood ühe korra üle, kõik oli peas ja tuli peaaegu veatult välja. Üldiselt, kui ma olen kontserdil ja alati vaatan ikkagi, mis on trummari puhul, on see kahtlemata, et mida mina oluliseks pean, on see, et hea või siis mitte hea, et kuidas teha vahet. On ilmselt see, et hea trummar minu meelest teab, mida mängida õigel ajal, kuidas mingit muusikastiili, kindlasti peab olema maitsekas, et ei tohiks mingiste fillidega väga üle pingutada. Aga samas näiteks, miks ka mitte, kui tuleb tahtmine ja muusika on õige, siis võiks ju teha mingisuguse ägedamat sorti filli, siis mis on kindlasti veel? Kindlasti sound, milliseid nahkasid sa kasutad, kuidas sa lööd tugevalt, vaikselt, millised on su taldrikud, kas nad on niisuguse kuivema soundiga, kas nad on lahtisema soundiga, võib-olla kindlasti kuidas on löögitehnika, kas ta kasutab traditional grippi või matched grippi kindlasti ja teine asi, mis on see, et kas trummar elab muusikasse sisse, kas ta on emotsioonitu või siis see, kui ta lööb seda crash'i, et ta iga löögi mängib välja, kui trummaril on olemas see artistlikus pool, siis ma arvan, et see tootult palju annab juurde, isegi kui ta võib-olla ei tea täpselt, võib-olla teeb mõningase vea, siis sellegi poolest, aga kui ta suudab selle välja mängida, et see peabki nii olema, et see fill oligi siin, kuigi tegelikult ei ole, siis see ongi minu arust üliõige see, et sa suudad selle välja mängida. Näiteks võib-olla võtame mingisuguse kruvi, aga tegelikult näiteks oletame, seal tuleb mingi soolokoht. Näiteks on selline kindla rütmiga koht, aga ei tule meelde, siis ongi see, et näiteks sa teed mingisuguse enda filli. Aga kui sa näed enesekindel välja selles juures, siis minu meelest see ongi kõige tähtsam, et ei tohiks mitte mingil juhul minna närvi, vaid rahulikult chillida. Hästi enesekindel ja just nautida seda, mis sa teed, see minu arust kõige tähtsam, et mitte olla laval nukker.
kui nüüd rääkida võib-olla erinevatest esinemiskohtadest, siis alati ei pruugi need instrumendid, mis on koha peal kõige parema soundiga olla. Ja et selleks valmis olla, siis mõningad asjad, mis mul on kindlasti igaks juhuks on kaasas, alati on trummivõti. Kui sa näed, et snare tõesti, no absoluutselt ei soundi, siis on trummivõtmega lased üle üldiselt. Mul on endal on näiteks süke harjumus, et ma alumise naha keeran hästi pingule, no nii palju kui üldse saab. Ja pealmise naha panen kuskile enam-vähem kuskile, ütleme niimoodi, keskele. Et mitte väga pingule, mitte väga lõdvalt. Siis ma tean, et üldiselt enamasti saab kõikidest soolotrummidest üldiselt niimoodi siukse soundi, mis mulle üldiselt meeldib. Ja isegi kui mõni tomm lihtsalt ei soundi, näiteks tuleb välja, et räägid 10, 12 ei kõla, siis on lihtsalt see, et tuleb ära võtta, mängida väiksema komplektiga ja samas, mis on võib-olla väikse komplekti eelis, on kindlasti see, et kui sul on vähem asju, siis sul aju hakkab intensiivsemalt tööle, sa mõtled, kuidas mingit situatsiooni lahendada niimoodi, et oleks ikkagi loominguliselt huvitav, et väheste asjadega on teinekord võimalik teha palju rohkem kui suure komplektiga. Ja taldrikute osas üldiselt ma ise võtan ikkagi kaasa oma taldrikud, oma sneeripedaalid, aga vanasti on mängitud igasuguste komplektidega, on niimoodi, et Crashis on kohutavalt suur mõra ja asjad, aga selles suhtes, et õige muusik ja korralik trummar saab hea soundi kätte nii halvast setist kui heast setist. See, kuidas sa seda lööd, aastate pikkune harjutamine ikkagi põhimõtteliselt, kui sa oled hea pillimees, siis sa saad selle soundi kätte nii või teisiti. See on lihtsalt fakt.